tere tulemast vaatama TK StageTech e-autoralli Eesti meistrivõistluste Kreeka ralli kokkuvõtet. Oleme naasnud suvepausilt. Vahepeal on toimunud mõned muutused jõuvahekordades, on mõned sõitjad puudunud ja tuli ette ka mõningaid ootamatuid tulemusi. Ja kõigepealt tuleks minna muidugi EMB1 klassi juurde, kus võitja osas, mis te arvate? Siiamaani ei ole muutusi toimunud, Siim Voort võtab jällegi maksimumpunktid ka Kreekas. Teisel kohal mõneti ootuslikult on Martti Torm ja poodiumi kolmas koht käib meil siin ka hiljem videost läbi, sinna on jõudnud üks Ford. Aga kõigepealt siis pildis ralli võitja Siim Voort ja ilmselgelt ka kindel punktitabeli liider. Ise ütles, et ta tegi küll enda kohta suhteliselt palju vigu ja isegi korra sõits kaljult alla, sai reseti, aga sellegi poolest ebainimliku vahega on ta selle ralli võitnud. Nimelt siis teise kohani vahe 2 minutit ja 5 sekundit. Aga kui vaadata veidi seda, et milliste autodega sõidetakse, siis ikkagi enamik top 10-st on Toyotad ja tegelikult ongi ainult 2 autot top 10-s, mis ei ole Toyotad, on siis 3. kohale jõudnud Ford ja 5. koha Erik Ajar, kes sõidab Hyundai'ga ja on selgelt tugevaim Hyundai. Tema 12. kohal on Robert Trofimov ning vahe kiirem Hyundai ja teise kõige kiirem Hyundai vahel on praktiliselt 4 minutit, nii et see vahe on suhteliselt kindel. Erik Ajar siin ikkagi ainukene praegu, kes näitab tugevamat sorti kiirust Hyundai'ga. Aga sellegi poolest teisele kohale naaseb Toyotaga Martti Torm, kes Soomes siis katkestas, aga seekord on jõudnud tagasi oma praktiliselt harjumuspärasele teisele kohale. See ei tulnud talle ka kaugeltki nii kindlalt, sellepärast et 3. koha Oskar Orav jäi ainult 26 sekundi kaugusele. Ja tegelikult punktikatsel oli isegi Martti Tormist ees. Võttis siis 4 punkti, samal ajal kui Martti Torm võttis 3 punkti. Aga kohe siis näeme ka pildis Oskar Oravat siis Fordiga tõesti sõitmas ja jällegi 3. kohal. See on nüüd siis teist rallit järjest, kui ta 3. koha hõivab. Seekord siis ka punktikatse teine koht, eelmine kord oli punktikatse 3. koht. Punktitabelis on tal praegu käes suhteliselt kindel 3. koht, tema taga siis Sten-Erik Lehtmets, kes nüüd jätab ühe ralli vahele ja pigem on Orav siiski näidanud tugevamat kiirust eespool, aga Martti Torm 30 punkti ees tundub veidi püüdmatus kauguses, arvestades ka Tormi kiirust. Aga pildis siis ongi Sten-Erik Lehtmets, kes tegelikult nüüd 3 rallit järjest võtnud 4. koha ja tegi seda tegelikult ka hooaja alguses Monte Carlos, nii et stabiilsus on igatahes üks tema vooruseid ja sellega hoiab ta ka punktitabelis 5. kohta. Tegu siis ka tabelis kõrgemal kohal oleva PlayStationi sõitjaga. Konsoolisõitjad kokkuvõtetes on kohati haruldased. Aga vaatame siis ka üle ralli tulemused, esikoht ja punktikatse võit Siim Voort, jällegi maksimumpunktid. Tema järel metsiku vahega Martti Torm, kes punktikatsel oli 3. Oskar Orav lõpetab poodiumi ja võttis punktikatselt teise koha. Sten-Erik Lehtmets 4. ja samal kohal ka punktikatsel, Erik Ajar 5. Rauno Lepiku 6. ja Juss Parek alles 7. kohal. Tormi Talv, Roido Külaots ja Riho Rõmmel. Vaatame siis ka üle, mis toimub punktitabelis. Siim Voort metsiku vahega kõigist ees, 93 punkti on tema vahe teise koha Juss Parekuga. Siis tuleb Martti Torm 3. kohal, kellel on samuti teise kohani päris pikk maa minna, 4. Oskar Orav, Sten-Erik Lehtmets 5. kohal, Jürgen Jürisalu 6. Raido Külaots 7. Marju Kroonmäe 8. Martin Järvekülg 9. ja 10. kohal Erik Ajar Hyundai'ga. Nüüd aga siis EMV2 klassi juurde, kus toimus veidi rohkem koha muutusi võrreldes varasemate etappidega, küll mitte võitja suhtes, selleks oli endiselt Anders Inimäe, kes võttis sarnaselt Siim Voortile maksimumpunktid, aga teisel kohal oli siis Karl Reinoja nagu tavaliselt, küll aga üllatas 3. koha omanik. Samamoodi ka top 10 veidi teises koosseisus ja teises järjekorras võrreldes sellega, millega me harjunud oleme.
EMV2 klassis selgelt konkurents esikohale on kõvasti tihedam kui EMV1-s, nimelt siis Karl Reinoja kaotas Anders Sinimäele ralli peale 24 sekundit võrreldes siis Torm versus Vorti 2-minutise vahega. Samuti Reinoja võttis punktikatselt teise koha, ehk siis teine koht rallil ja teine koht punktikatsel. Ja näemegi siis Reinoja samuti pildis. Erinevalt Sinimäest sõidab ta siis Fordiga, Sinimäe rajal Škodaga ja Reinoja jaoks rutiinne teine koht, tegi seda, mis ta pidi tegema, hoiab oma kindlat teist kohta punktitabelis, kindlustab ja siin erilist võitlust tundub, et hooaja lõpuni ei saagi olema. Küll aga mis on veidi huvitavam on, mis toimus kolmandal kohal, ehk siis kolmanda koha hõivas küll 4-minutise kaotusega liidrile Silver Jõhvert Volkswageniga. Esimene poodium nii Jõhvertile kui ka Volkswageni autole siis. Edu neljanda koha ees oli ka üle 1,5 minuti ehk sõitis praktiliselt omas maailmas. Ei olnud ei ettepoole ega tahapoole konkurentsi ja võttis oma kolmanda koha, samamoodi siis ka punktikatsel 3. koht ja 24 punkti tabelisse kirja. Selgelt parim skoor siiani sellel hooajal. Aga vahepeal pildis siis Tarvi Briks, kes hõivas 4. koha ise punktitabelis 10. kohal. Siiani selgelt parim tulemus ka tema jaoks ja tõusis ta sellega punktitabelis isegi koha või paar. Nagu räägitud, Briksi kaotus ees olnud Jõhvertile üle 1,5 minuti, küll aga oli tal suhteliselt tihe võitlus 5. koha Kalvar Kiigiga, kellega vahe jäi ralli lõpuks ainult 6 sekundit. Midagi lihtsalt kätte ei tulnud, 4. koha eest tuli ikkagi võidelda. Aga nüüd näeme pildis minu teada esimest korda Citroen C3. Täiesti uskumatu, et ka sellise autoga on võimalik ennast videosse sõita. 7. kohale siis Timo Pirken tuli sõites Citroeniga. Kindlasti väga hea töö tema poolt ja tugev ralli. Nüüd aga vaatame siis üle tulemuse, et esikohal maksimumpunktid võtnud Anders Sinimäe. Teine koht Karl Reinoja võttis ka punktikatsel teise koha, 3. kohal Silver Jõhvert võttis ka punktikatsel 3. koha ning siis Tarvi Briks, Kalvar Kiik, Raido Mõtsar 6., kes võttis ka punktikatselt punkti, Timo Pirken 7. Citroeniga, Keijo Laanesaar 8., Kertin Kärlik üllatuslikult ainult 9. kohal ja Kusti Muri 10. Kustil aga 2 punkti punktikatselt. Nüüd aga punktitabel, kus suure vahega juhib Anders Sinimäe, teisel kohal Karl Reinoja, 3. kohta hoiab nõrgema ralli teinud Kertin Kävlik, 4. kohal katkestanud Rait Jansen, 5. kohal samuti katkestanud Theodor Tombach, 6. kohal Kusti Muri, Silver Jõhvert 7., Karl Kristjan Hansen, kes on 2 etappi järjest puudunud, on 8., Sten Mürkhain 9. ja Tarvi Briks lõpetab esikümne. Selline oli Kreeka ralli ja järgmisena võib näha võistlejaid võistlemas Belgia teedel, kus on ilmataat vingerbussi mänginud.